Kas teadsid, et Eestis tekib kuni 90 000 tonni vanapaberit aastas? Et saaksid paremini aru, kui palju seda on, siis toon sulle ühe näite. Kui kõik see paber pressida kokku kuubikuteks ja laduda veoautodele, saaks nendest veoautodest moodustada rivi, mis ulatuks Tartu kaubamajast Põlva kesklinnani. Kõik selle 90 000 tonni vanapaberit saaks tegelikult suunata ümbertöötlemisse. Kuid milleks üldse on oluline vanapaberit sorteerida ja ümber töödelda? Ikka selle jaoks, et säästa loodust. 1 tonni vanapaberi ümbertöötlemine aitab säästa ligikaudu 17 puud, 26 500 liitrit vett, 476 liitrit naftat ja 4000 kilovatti elektrienergiat. Kuidas aga toimib paberi ringmajandus? Selleks peaksime alustama ja selgeks tegema, missugune paber sobib vanapaberiks ja missugune mitte. Vanapaberiks sobivad ideaalselt vanad koolivihikud, ajakirjad, ajalehed, printerist välja prinditud kontoripaber, pehme kaanega raamatud, pakendiautomaadist koju toodav lainepappkarp ning ka toidukauplusest koju toodav pakendikott. Vanapaberisse aga ei sobi näiteks määrdunud toidupakend, pakkepaberid, tapeet, majapidamispaber ega ka munakarbid, sest et need on juba vanapaberist toodetud, ja ka kõvade kaantega raamatud. Nende puhul tuleb siis kõvad kaaned lihtsalt eemaldada. Pärast kokkukogumist tuuakse paber sorteerimiskeskusesse, kus eemaldatakse mittepaberijäätmed ja sorteeritakse paberliikidesse. Seejärel pressitakse paber suurteks kuubikuteks ja suunatakse ümbertöötlemiseks tehasesse. Paberitehases vanapaber tükeldatakse ning segatakse vee ja lisandainetega, et paber laguneks võimalikult väikesteks kiududeks. Seejärel pressitakse paberimass läbi suure sõela, et eralduksid veel viimased liimid ning muud saasteained. Uus paberimass laotatakse konveierlindile ning kuivamisprotsessi käigus tekibki vedelast paberimassist uus paber, mis keritakse suurtesse paberirullidesse, et valmistada sellest uusi pabertooteid. Nii ongi antud paberile uus elu. Aita sinagi säästa loodust ja sorteeri vanapaber alati muudest jätmetest eraldi.